Ja seda võib teha, aga nii mõelda on väga raske sellele ühe jalal, sest kui vaatad ees, keegi pro sõidab, ma olen 10 korda tõmbanud selle aja jooksul, kui tema veel niimoodi teeb. Ja ja kaasajalajatel ja need, kes veel ei sõida, teile ka, et hoiame selle finiši osa rajast täiesti vaba. Hoiame kuni kurvini vaba, et kõik, kes lõpetavad, saavad tulla siia kurvini välja, suusad ära võtta, kas minna siis vasakule joogilaua juurde longsjooki võtta või siis emad-isad võtavad suusad ja lähevad siis paremale poole. Et hoiame kogu selle raja osa vaba. Võib-olla noorte vahel läheb ka tuliseks lõpu tegemiseks, et siis oleks see ruum nagu täiesti tühi. Tihtipeale on see heitlus nii tuline, et iga asi võib segada, isegi see, kui te kaugel taustal lihtsalt ees olete, isegi füüsiliselt ei sega, aga pilti segab. Ma tahan võistlejana näha, et see rada on täiesti tühi, ma võin pikalt tulistada nii kaugele, kui silm ulatab, et seega hoidkegi siis see finiši osa täiesti tühjana. 4,5 minutit on rajal oldud, kui sõita 15 kilomeetrit tunnis, 4 minutit kilomeetri peale, siis kulub suurusjärgus 11 minutit. Et läheb veel natukene aega, aga mitte enam palju. Vaimud valmis, fotoaparaadid valmis, ehk siis telefonid. Ja et seda olulist hetke täna siin Tädu rajal maha ei magaks. Ja teised noored saavad seni sooja teha. Me eeldame, et järgmine start võiks toimuda 18.20. Aga siin võib väike nihe tulla, vaatame, kus tempoga need kõige nooremad siia lõpuni jõuavad. Võib-olla siis 25. No 25 ikka laseme teele, muidu ei jõua teised õigel ajal oma stardiks ruumi või teie jaoks ei ole muidu ruumi startida, kui teisele ringile veel minnakse. Aga seal stardis on juba suuremad, nemad teevad selle 2 kilomeetrise ringi kindlasti nii kiiresti ära, et nad jõuavad vähemalt teisele ringile ära minna siit kõik ees. Aga nüüd oleme siis ootel. 5-6 minutit jäänud. Eeldatav esimese võistleja lõpuaeg. Ma olen räme mingi Chelsea ja Arsenali ja Manchester City mingi fänn, et räme naisjalgpall meeldib. Ma oleks praegu talle öelnud, et kas sa supportid Arsenali, et kas sa oled kuulnud. Ega Chelsea, Arsenal ja Manchester ajal. See on nagu pikka. Ma arvan, et kõik oli teeb. Mul teeb pisik sõidada. Kaheksa minutit hakkab täis saama. Noored on jõudnud vähemalt poolele ringile
ja esimesed kindlasti ka juba kaugemal, võib-olla on veel viimased 500-600 meetrit tulla. Tüdrukute konkurentsis Kristal, Gloria, Karolin, neid on 3 tükki on, nendel on poodium isegi, võib öelda garanteeritud, tuleb ainult lõpuni jõuda. Aga poisid peavad nüüd natukene seal omavahel klaarima. Ise peavad siis teadma, kas teevad seda enne või jätavad viimasele sirgele. Aga Johannes, Robert, Oliver, Alex ja Johan on konkurentsis. Aga kas tõesti, juba on esimene meil näha, rada on kiirem kui mina algselt hindasin või on sõitja lihtsalt tublim, kui mina suutsin hinnata ja üldiselt laste tulemusi. Ja numbriga 10 Johannes Tippi, aeg 8.47 ja tema järel 68 on, peaks olema järgmises startis, või ta sõitis ka praegu. Nii, või on siin eksitus. Kas 68? Karolin on siin ka kohal. Nii, aga liigume siit finišisirgelt nüüd ära, hoiame selle ikkagi tühjana, nii nagu algselt palutud, kaamera filmib ja ajamõõtja jälgib seda autost ja see auto ja kella vahe võiks olla ilusti tühi. Teeme pilti teiselt poolt äärest, seal kus on fotograaf, fotograafid seavad ennast kõrvuti. See kehtib ka siin roosale daamile ja sinises jopes daamile, kes on auto ja kella vahel. Et tulge palun siit kaamera pildist ära. Tuletab selle vaateväljast ära autojuhi. Nii, täpselt nii ma mõtlesingi. Et ärge laske mitu korda öelda. Hoiame finišisirge tühjana, see on üldine viisakus. Nii, number 30 on järgmisena kohal Gloria. Tüdrukute teine võistleja täna. Tüdrukud on poisid seljatanud. 2 poodiumi kohta poistel on veel tühi. Numbriga 17 on kohal Kristal. Kristal Lillesaar saab ajaks 10.25. Võib öelda, et täiesti uskumatut tempot tehakse, kui seda 2,6 ikkagi sõideti. Ja need, kes on lõpetanud, siis andke särgid ja kiibid kindlasti tagasi. Neid saame järgmistel võistlustel jälle kasutada. Nii et selles lõpetajate tulemuste ja nägude järjekorras võime küll lubada, et 18.20 saame järgmise stardi teele lasta. Ehk siis ütlemegi välja, et 18.20 on vanemate noorte MN12 ja MN14 grupi start 2 ringile. 8,5 minutit on sinnani siis aega jäänud. Ja minul on ees muidugi kogu nimekiri, ei ole päris kindel, kas kõik ka rajale läksid. Kas stardis oli 8 osalejat või jäi ka keegi tulemata, et siis ma asjatult ei ootaks isegi. Fotograaf on nagu geograafiku öötulli piltlik liikumatult juba siin viimased 10 minutit ühe põlve peal raskes asendis olnud, aga me ei teagi, kas keegi oskab öelda, mitu noort läks rajale? Siis laseme fotograafil äkki selga sirutada korraks. Või kas on emasid, isasid, kes ootavad veel oma last. Selle järgi saame ka teada, kas on veel kedagi tulemas. Kas Robert Leppnurm ja Ung oli olemas, seda me nägime. Ja Robert Leppnurmi nägime ka, aga Alex ja Johan, kas nemad on ka rajal? Võiks siis küsida veel. Nii, üks on tulemas, ühte me näeme.
35 on Oliver Õng, Oliver Finn Õng. Ja saab siis poiste teise koha, sest vahepeal olid tüdrukud. Oliverile täna teine koht siin Täidu 3. öömaratonilt. Palju õnne meie poolt. Robert Käed 13.06. Ja järgmise stardivõistlejatele saame öelda, et 6 minutit teie tänase võistluse alguseni. Aga kas siin finišijooni juures on veel keegi, kes oma last ootavad rajalt? Lehvitagu kätega. Siis me teame, et on veel kedagi oodata. Või Oliver oligi tänase sõidu ankrumees ja pani sõidule punkti peale. Ei tule infot veel. Seitse starti on kõik. 5 minist. Saime teada, et 2 tükki on veel rajal, 2 võistlejat on veel tulemas. Hoiame siis nende jaoks ka natukene aplausi varuks. Aga teised vanemad noored saavad ikkagi valmistuda 5 minuti pärast oma sõiduks. Et siis 5 minutit järgmise stardi 2 ringi teie kasutuses. Et siis 18.20 anname järgmise pasuna ja saate näidata, mis tempoga teie seda ringi teete. Kui noored juba tegid ajaga 8.47. Ma arvan, suured on täitsa hädas sellise tulemusega, mis siia praegu alla kirjutati. seni kuni veel kõige pisemad on rajalt tulemas.
saame öelda, et vähem kui 2 minutit järgmise stardini. Stardikohtunikul palume tüki arvu ka ära lugeda, siis teame, palju oodata on. Ja nüüd on keskendumise hetk. Mõtleme seni õpitule, vaatame rada, ehk siis võtame rajavaimuga ühendust ja palume, et ta meil laseb ilusti liuelda, ei lase kukkuda, tõusud tunduvad imelihtsad ja laskumised ülikiired, et me üksteist ei trügiks ja laseme kiirematel mööda minna, kui see peaks olema vajalik. Üldjuhul hoiame paremasse äärde ja kui tagant hõigatakse, tõstame kepid korraks natukene endale lähemale. Et tuleksime kõik ise tervena ja suusad kepid samuti tervena tagasi. Ja siin on ruumi mööda minna. Ja 30 sekundit. Viis sekundit. Ja tänane teine start on alanud, noored on teele lähetatud ja nüüd peame hoidma selle kurvi nagu filigraanselt puhtana. Kõik, kes siin midagi teevad, hoiavad aupaklikult raja äärde, et nad saaksid hooga minna siin suure raadiusega teisele ringile ja vahepeal jõudiski finišisse ka meie järgmine noormees, Robert Lepnurm, 6. koht üldjärjestuses ja 3. koht võistlusklassis, ehk siis Robert, sa oled täna saavutanud 3. koha ja oled ka pärast autosustamisel poodiumi astmele oodatud kõige kõvemate meestega pildile. Aga seni võtta number ära, kiip maha, joped selga ja läheb natuke aega, enne kui kogu see võistlus läbi saab ja asume auhindasid välja jagama. Mis auhinnaks on? Pole aimugi, kotid on suletud, keegi on need kotid kokku pannud, palju vaeva näinud ja kindlasti ka midagi head sinna sisse leidnud. Aga sellest räägib korraldaja pärast ise lähemalt. Aga nüüd on vaja lihtsalt kannatust. Ja kui noorteklassi võitjaeg oli 8.47, siis nüüd vanemad, no ma ei kujuta ette, mis tempoga need tulevad. Paneme siis juba 5-6 minuti pärast ennast siia valmis ja ergutame nad teisele ringile. Ja meil on veel väidetavalt üks noor võistleja ka tulemata. Stardikohtuniku info pealt saab öelda, et 7 tükki läks rajale, aga hetkel on meil tagasi jõudnud 6, kes on puudu ja kes ei tulnud üldse kohale. Kas oli Alex või oli see Johan? Aga väidetavalt üks puudu, võib-olla tema on ka kõige hiljem meil täna ja üksinda pimedas metsas läheb natuke rohkem aega. Aga meie saame siis kella jälgida, 2 ja natuke peale minutit on suurem grupp teel olnud ja siis eeldame siis, et nende tempo on siin 6-7 minuti vääriline. Aga see selgub nüüd siis vastavalt siis 3-4 minuti jooksul. Paneme ennast valmis neid teisele ringile saatma.
minutit on teel oldud. ja kas tuleb esimese ringi aeg siis juba 6 minutiga või 7 minutiga. jäänud on siis 2-3 minutit vastavalt vanemate nerveerimist. et ei ole siin raja ääres ka kergem olla. hirmsasti tahaks teada, mis tunne tal seal on, kuidas tal seal läheb. aga peame olema kannatlikud ja võtma nad siit vääriliselt vastu ja mitte näitama oma nõrkust välja. seal on nüüd mõned pisemad tulemas, kas nüüd on särgiga. see ongi see meie puuduv lüli veel tänase kõige pisemate võistluse tabelis. numbrisärk on seljas, nii palju me siit pimedast juba näeme. mõõtu on tõesti vaevalt meeter. ja väga tubli, et ta selle ringi siin pimedas metsas ära tegi. tugevad paaristõuked toovad ta siia kellale hoogsalt lähemale. 10 meetrit veel ja saame näha, kelle taha see aeg nüüd koondub. paaristõuge nii sügav, et see on 86. Johan Tobias Külase võtab siis 4. koha poiste arvestuses. aplaus igal juhul väärt. noor mees on tubli etteaste teinud, aeg 25-21. kui mina esimest korda sõitsin, oli see tempo kindlasti palju aeglasem. nii et tubli poiss, Johan Tobias, tule jälle. täna jäid napilt poodiumilt välja, saad öelda. ja nüüd on 6 minutit kulunud, mis sai siin juba tagasihoidliku prognoosina pakutud. kui keegi nüüd ütleks ka, kui palju neid teele läks, kogu tabel on 9 realine. aga kas nad kõik ka kohal olid, seda on nüüd põnev siis teada. Evertitti, Hugo Laur Rohtoja, Eva-Lotta Õng, Gretel Reinike, Olivia Allika, Hugo Patrik Pruuden, Jakob Pajur, Hanna Pajur ja Oliver Mattias Praave. selline seltskond on teiseks stardiks ennast üles andnud. ja nüüd on juba 7 minutit täis. kas noorte võitja tegi kiirema aja kui? siis kõik on kohal, jah, saan aru? nii hea. seda on hea teada, et kui sa ennast üles annad, siis tuled ka kohale. see on nagu omamoodi lubadus. ja nüüd nad tulevad. 7 minutit on kulunud ja natuke peale. väga põnev, mis järjekorras tullakse. ja viimane ring on teile numbriga 67. Jakob Pajur läheb esimesena. ei, Evertipp esimene ja Jakob Pajur teine siis. vist oli vastupidi. mõlemad on M12 grupis, siit 14-sed ei olegi esimesed. ja kolmandana läheb number 43, Olivia Allika, tüdrukute võitja. sinu viimane ring on alanud. ei, ikka Jakob Pajur oli esimene, Evert. siin ei ole veel lõplik järjestus, kuna ei ole veel finiš. siis arvuti annab nad numbri järjekorras mulle ette. ja järgmine võistleja 37, Gretel Reinike. sinule samuti teise ringi kell. ja nüüd võid loomad lahti lasta nii palju, kui veel jaksu on. nüüd tuleb tihedam seltskond 98, Oliver Mattias Traave. ja rohkem ei jõudnudki jälgida.
nii, vaatame siis uuesti üle. Esimese ringi järjestus siis Jakob Pajur, Evert Tippi, Olivia Allika, Gretel Reinike, Oliver Mattias Traave, Eva-Lotta Õng, Hugo Patrik Pruuden ja Hanna Tajur. Kas see nüüd on õige, äkki on Tajur? Nii, ja viimane noormees ka, Hugo Laur Rohtoja, temale samamoodi siis. Üks ring jäänud. Ja kõik, kes olid stardis, kõik on oma esimese ringi kenasti kirja saanud. Ja ajad olid siis 7.26 kuni 9.18. See tähendab, et 15 minutit on võitja finiš, siis 5 minuti pärast on võitja planeeritud ajaga uuesti siin kella juures tagasi. 5 minutit saate korraks ennast lõdvestada ja mitte närveerida. Prognoositud võitja finišini ja esimestena olid siis M12 grupi poisid tihedalt üksteise taga minemas siin Jakob Pajur ja Evert Tippi. Vaatame, kuidas jõudu siis teisel ringil jagatakse, kas on kestvusala mehed ja teevad varakult järjestuse selgeks või passivad ja jätavad selle siia viimasele sirgele. Seda on väga põnev teada. Aga tundub, et on tegijad poisid ja oskavad hoida ja üksteist jälgida. Et seda põnevam on meil siin seda pilti vaadata ja pärast kommenteerida. Aga veel läheb aega 3 minutit. 3 minutit kannatust. Paneme siis käed ja soojad joped ja õnnitused ja kõik, mis veel talle pakkuda on, selle pingutuse järgselt valmis. Ja võtame nad vääriliselt vastu. Tulevad lihtsalt, ei ole, ei tegele lihtsalt. Ja samal ajal suured ka siis võtavad oma numbrid ja kiidid ja panevad ka ennast valmis nii füüsiliselt kui vaimselt. Ega teiegi start enam väga kaugel ei ole. Vähem kui pool tundi, kui lähevad 10 ringi mehed rajale ja 4 minutit hiljem siis poole distantsi sõitjad neid kuumalt jälitama. Ehk siis stardid 19.00 ja 19.04. Maraton ees, pool maratoni järel. Ja vahepeal saab öelda 2 minutit prognoositud võitja finišeerimiseni. Ja nüüd saab öelda, et 1 minut
võib juba aparaatide sihikud ära teravustada, valgused paika sättida, parimale positsioonile minna, kenasti üksteise kõrvale ja finišiala samal ajal veel ka tühjana hoida. Päris raske ülesanne, aga kui kenasti mõelda, siis saab hakkama. Nii et lõpetajatel oleks ruumi, vastuvõtjatel oleks võimalus nad vastu võtta ja saaksid ka pildid tehtud. Nii, härra, palun kella ja auto vahelt liigume kõrvale. Nii, härra, kes see auto ja kella vahele tuli, palun teie ruumi, et pilt oleks ilusti taha. Nii, finišiala tühjaks, noormees, kes suuskadega ette läks, nüüd parun tuleb kõrvale. Nii, 67 ja 11 on järjestus Jakob Pajur ees ja Evertipi järel vahe jäi 1 sekund, 14.54,9, 14.56,1 on teie ajad, riigid olid siis samamoodi ühtlased 7.26 ja 7.28, no see on tippsportlaste tase, hoida ka teisel ringil tugevas konkurentsis sama aega, mis sa esimesel ringil tegid, et minna kohe väga õige tempoga peale, mitte üle panna ja et lõpus, kui sa ennast pildikult sõidab, tuleb peaaegu samasse sekundisse aeg. Suurepärane etteaste, poisid Jakob ja Evert, teis on tegijad ja siit saame veel tulevikus vahvaid uudiseid kindlasti kuulda. Need esimesed 2 kohta M12 grupis on välja jagatud, seekord sedapidi, aga see 1 sekund võib vabalt pöörduda ka teisel päeval vastupidi, nii et ärge hikke meelt. Aga hoiame finišiala tühjana, järgmisena võiks tulla siin Olivia Allikoli ja Gretel. Nii, hoiame finišiala tühjana, see on nüüd juba käes, siin käib tuline andmine, number 43 on Olivia Allika ja Oliviale tuleb esimene koht ja aeg 16.05 naistüdrukute 14-aastaste grupis. Täna kõige kõrgem poodiumiaste on sinu. Gretel Reinike ja finišiala tühjaks, kõik siit auto ja kella vahelt liiguvad edasi, keegi ei jää siia seisma, et me näeksime kõik, mis siin finišialas toimub ja pildistajad saaksid pildistada ja keegi ei ole suure mütsiga kaamera ees, noored ka kõik liiguvad edasi, kõik võistlejad tulid suures grupis ja on ennast nüüd kõik andnud ja saame ette lugeda selle tiheda järjestuse. Gretel järel Hanna Tajur, edasi Hugo Patrik Truuden, Eva-Lotta Õng ja Oliver Mattias Raave ja teie siin finiš oli sisuliselt mõne sekundi sees kõik ja kohad siis jagunevad Gretelile neidide 14. grupis teine koht. Nii, liigume veel edasi, jah. Edasi Hanna Tajur 14. neidude gruppi 3. koht, Hugole M12 gruppi ka 3. koht ja edasi Eva-Lotta 4, siis napilt poodiumilt väljas 1 sekundiga või jah, 1 sekundiga sisuliselt ja Oliver ka 4, tema jäi nüüd natuke siis kaugemale, M12 grupi 4, aga selle uudisega saab ka koju minna, kui õigesti serveerida, et öeldaksegi, et napilt 4 ja oled ikkagi tegija ja saad uhkelt järgmisele võistlusele vastu minna. Et ärge heitke meelt, võtke numbrid ja kiidid ära, tagastage sinna telgi alla, kus te nad saite. Ekraanilt saate ka oma tulemusi vaadata, telefonist saate oma tulemusi vaadata.
antrocenter.ee saada suutnud tulemused ehk ajameeste lehel ja punkti paneb Hugo Laur Rohtoja siis tänasele sõidule numbriga 23 on tema ka finišisse jõudnud. Sellega on noortevõistlused läbi ja asume nüüd vastupidi. Noored on kaasa elamas, emad-isad lähevad kõik rajale.